Seda mäletan muidugi, ta on väga eriline päev ja selle päeva kohta ma isegi kirjutasin hiljem täiskasvanu pärast ühe luuletuse. Minu esimene õpetaja, see oli õpetaja Tekkel, kes muidugi ma kartsin, ma olin küllaltki arg laps ja ema jäi ukse peale vaatama, kui läksin sisse ja ta tuli mu juurde, proua Tekkel, ja siis ma järsku vaatasin, ta oli mu ema moodi natukene ja siis kadus nagu hirm ja kõik ja siis sellest ma kirjutasingi luuletuse. Ma mäletan esimest koolipäevast. Ausalt öeldes eriti palju ei mäleta. Mäletan seda, et kokku oli lepitud see, et ma istun ühe oma sõbraga, kindlasti pinginaabrina, sest teisi inimesi ma klassist ei teadnud. Me istusime vasakpoolse rea eelviimasesse pinki. Oma esimesel koolipäeval panin selga oma kõige ilusama seeliku. Aga siis ma tulin klassi sisse ja klassijuhataja õpetaja Liis Reier vaatas kohe hästi suure naeratusega mulle otsa. Pinginaaber oli mul juba olemas. Margaret oli mulle juba varem kirjutanud ja esimene päev oli selline natuke närviline, aga kõik läks hästi ladusalt ja ma sain aru, et õige valik on ikkagi tehtud. Mina tulin ju Lütseumi alles keskkooli, sellepärast et siis, kui ma esimesse klassi läksin, siis Lütseum oli okupeeritud. Ta ei olnudki. Siin majas olid teised inimesed. Aga kuidas ma üldse teada sain, et on olemas selline kool, sellest rääkis mulle minu klaveriõpetaja, kes oli õpetaja Leesi juures keeltekoolis õppinud prantsuse keelt. Ja tema rääkis, et on selline kool ja et ma võiksin 10. klassi sinna minna. Ta arvas, et see võiks mulle sobida. Ja tal oli õigus. Võib-olla isegi seda kõige esimest koolipäeva mul päris raske meenutada, aga ma mäletan seda algust küll väga hästi, et ma olin ühest küljest mul oli hästi uhke tunne, et ma olen osa millestki sellisest erilisest. Kuidagi see Lütseum, kui mina Lütseumisse läksin, oli alles 3. aastat taas avatud. Minul selles koolis kõige niisugune meeldejääv päev on ikka see, kui sellele koolimajal pandi nurgakivi. Ja siis me tulime sealt Tehnika tänavalt kõik rongikäigus, mõlemad lipud ees. Peaminister Eenpalu oli, Prantsuse saadik muidugi. Ja see, kui see enne näidate meil seda toru, kus lähevad kõik meie nimed kõik sisse sinna ja mis ajaleht pandi ja siis oli niisugune ületunne,
et nüüd meie nimi läheb sinna torusse ja see jääb ajalukku, et kunagi. Ja siis järgmine aasta juba sai valmis. Ja tähendab 37. aastal, aga mitte 1. septembrist, siis oli kuskil kuu aeg. 20 september. Ja siis kui sain selle mütsi, tutiga mütsi, siis sai nii uhke olla sellega. Et see, üldse see vorm oli väga tähtis meile. Punamüts 5. klassis ära jäi, siis tulid Sametist mütsid ja siis sama märk siin. Ja no ta on väike niisuke äärega ja siis kavandati kübarad ja see kübarad saime ainult 1 aasta kanda. Aga siis, kui tuli see teine valitsus ja kõik vormid kadusid ära ja kool kadus ära ja kui 40 aastal, siis me ei saanud enam siia kooli tulla. Siis ta muutus kõik ja siis mul oli täpselt samasugune tunne nagu siis, kui mu isa maja natsionaliseeriti. Kuidas meie ei tohi nüüd enam, nüüd määratakse mojale sind, minu klass üldse tuli siis poisteklassiks ja kuidas on ju meie kool ja me ise nagu vanemad on ka andnud, aga see oli hoopis teised terminid, sellist teine riik ja teised. Et kuidas võtta, kas oli erakool või mitte, ma ei tea nüüd. Eriline kool, seda võib küll ütelda. No see oli poliitiline otsus tol ajal, et tuleb taastada kõik Eesti-aegsed institutsioonid, nende hulgas ka Tallinna Prantsuse Lütseum, nii et see ei olnud minu algatus. Algatus oli ikka endistelt lütseumlastelt, Iira Lemberg ja tema koolikaaslastelt ja siis, kui see poliitiline otsus oli juba toimunud ja juba linnavalitsusele ära kinnitatud, et uus kool avab uksed sellisel kuupäeval, siis alles hakati otsima direktorit ja muidugi seal oli mitu kandidaati ja siis lõpuks langes kandidaat siis minule, mulle tehti ettepanek, aga mina võtsin mõtlemise aega ja käisin ka ema käest Saaremaalt küsimas ja ema ütles, et õpetaja on parem olla. Et isegi igas mõttes on õpetaja ka loominguliselt inimene saab suurema pedagoogilise rahulduse ja muret ei ole. Ja siis ma ikkagi olin kahe vahel ja lõpuks ütlesin jah. Etteütluse lapsed kirjutate siis esimesse joone vahestajale. Siin on vaikne koht. Prantsuse keeles on üks niisugune sõna, koer, ja seda öeldakse prantsuse keeles le chien. Nii palun püüa järgitada. Le chien. Aga ütle mulle, kelleks sa saada tahad?
Õpetajaks. Õpetajaks? Vaat see nüüd tõesti teeb mulle rõõmus, et mina olen ka õpetaja, alati tahtsin õpetajaks saada. Õpetaja amet, õpetajad ei ole väga jõukad inimesed ja kunagi vist ei saagi väga jõukad. Kas siis end ei kohuta? Ei kohuta. Aga kas sa vastuvõtukatsetelt mäletad midagi erilist? Ja vastuvõtukatsetelt mäletan küll. Seal Leesi tuli küsima, aga Leesi tuli küsima mingid numbrid, aga ta ei öelnud nagu 4, näiteks 4+3, vaid ütles 4 liita 3. Siis ma olin nüüd mingi väga veider, aga ju see ikka tähendab pluss. Ja siis ütlesin 7. No mis iganes see küsimus oli. Aga Leesi tuli nii seal nalja tegema vahepeal. Ma mäletan, kui me läksime emaga koos, siis see Viktor Päss võttis ise vastu ja siis veel küsis, kas lugeda oskad. Ma ütlesin ja siis midagi, võib-olla küsis paar asja, mitte ei kontrollinud, kas ma oskan, aga see oli nagu loomulik, et sa oskasid lugeda, kui sa läksid kooli. Katsed olid tollal umbes samamoodi nagu praegu. Et tuli etteütlust kirjutada ja La Fontaine'i valmi ümber jutustust. Ma mäletan, see oli tollel ajal Hagias ja ta sõbratar. Ja kõigepealt eesti keele õpetajad lugesid selle ette ja siis õpetaja Leesi ütles, et ma tahan ise ka lugeda. Ja ütles, et meesterahva häälega oleks ka kuuldud, kuidas see valm kõlab. Paljud imestavad, et meid on nii palju, et meie kooli on asutatud 1921. aastal. See märk, mida ma kannan Riinas, see on meie kooli traditsiooniline, ajalooline märk. Siin on tähed F ja L ja F ja 1921. Ja nüüd alles tänavu tuleb peale 16. See 16. lend, kes siis on esimene lõpetaja peale seda ja ehk on uue 16. lennu poolt ka midagi öelda vanadele. Ja meie 16. lend sooviksime anda üle lilled neile viimasele klassile, kes õppis Prantsuse Lütseumis 40. aastatel. Kuidas küll mul pea käib ringi, otsemaid kui sind ma näen. Kuiski keeleb ümber ringi, kui sa puudutad mind käest. Ärevus siis poeb mu hinge, aina hoian silmi maas. Ei ma lahti saa sest pingest, kui mu kõrval viivitas. Siiski koos on olla hea, kuigi ringi käib mul pea. Õnne joovastus vist see, mis mind nii araks teeb. Käiksin läbi terve ilma, sinuga ma käsi käes. Võiksin jääda kõigest ilma, enda kõrval kui sind näen. Kuiski keerleb ringi käib, kõik on liikvel nii mul. Ja siin koolis on niimoodi, et ei ütle mitte õpetaja nurk, vaid ütlete madame nurk. See on prantsuse keeles öeldakse niimoodi, madame nurk. Juttu, kui tund hakkab enam siis õpetaja ütleb teile, palun istuge ja siis te istute vaikselt oma proovime seda, jah? Palun istuge. Viis, mida neile ühiseb siit möödu tuu. Versiisilla all üks mees peseb end sääni vees. Kaugemal kas te näete sõlmab mingi klasse. Pariisi taeval õhtul laulukese. Kui nutab päeva
Minu käest sageli küsitakse, olete ikka veendunud, vaadake, teil on 3 kohustuslikku võõrkeelt nii väikestel lastel juba 4. klassis. Kas nad ikka hakkavad neid 3 keelt ikka kõik kõnelema? Ei ole veendunud, mingit garantiid ei ole. Ainus asi, millest ma olen veendunud, et meie koolist ei tule ühtegi röövlit, pasatskit, vägistajat, prostituuti ja võtavad sellise kategooria, et ma ei rikastaks seda galeriid meie ühiskonna. Vaat siin kooli eesmärk. Minu esimene eesmärk ongi anda korralik, lojaalne Eesti Vabariigi kodanik, on ta siis eestlane, juut või vene rahvus, see pole tähtis, ta oleks eestimeelne, lojaalne Eesti Vabariigi kodanik. Ja kui ta sealjuures tsipake prantsuse keelt räägib ja vene keelt ka veel pursib, või jumalukene, milline õnn. La Manche et à l'ouest par l'océan Atlantique. Au sud de la France est baignée par la mer Méditerranée. Et comment s'appelle le plus grand fleuve qui divise le pays en 2? C'est la Loire. Mina arvan, et hea lütseumlane on eelkõige hea inimene. See tähendab seda, mulle väga meeldib meie praeguse direktori ütlus selle kohta, et ela niimoodi, et teistel sinu ümber oleks hea elada. Ja see tegelikult tähendab ka seda, et hea lütseumlane õpib hoolega. Siis ta loob sellist keskkonda, et kui tema õpib, siis ka teistel on hea õppida. No rääkimata siis rõõmu valmistamisest õpetajale. Nii et ideaalne lütseumlane on hea inimene, kes õpib hoolega. Ideaalne lütseumlane on särasilne lütseumlane, teadmisimuline lütseumlane. Ma arvan, et selline, kes tunneb maailma vastu huvi. Ja ideaalne lütseumlane on see, kes kahtleb ka nendes tõdedes ja mõtleb ise oma peale. Võib-olla see, mille kaudu läheneda sellele ideaalsele lütseumlasele ongi see kasvatus. Et keda üritatakse meist kasvatada. Ma võib-olla tajun seal 3 tugevat märksõna. Üks on ärksus, nagu vaimuärksus. Teine see on kindlasti see ise mõtlemise võime. Ja 3. on mingi sisemine väärikus. Või mulle tundub, et see meie kooli deviis või nii, selles deviisis on ikkagi midagi, mis jääb lütseumlastele külge. Et kui ma esimesse klassi tulin, siis see lause kõlas mulle nagu natukene veidralt. Ja kui me pidime seda vihikusse kirjutama mingites etteütlustes, siis ma mäletan, kuidas mu sõbrad naersid mind, et ma kirjutasin, et olgem vaarikad kogu elu, sest et ma ei osanud häätäppe panna. Siin tuleb kooli võimle. Siin 20 aastat oodatud projekt. Ja linnainimesed, kes kannataks ja kaua elab, ootas kaua ja lõpuks see hetk ongi saabunud, kus linn otsustas meie koolile lisada 3. hoone just selle 2 hoone vahele. Nurgakivi sai pandud ja mida teie täpsemalt sinna panite? Mina panin sinna koolimaterjali, siin ülekoolilised Eesti materjali, siin kes on praegu minister, kes on hetkel linnapea, kes on kes ja lisasin veel 2 münti, 2-eurone münt ja 1-eurone, mõlemad on Eesti kontuurid teisel küljel. Siis ma lisasin seal veel meie rahvatantsijad sukapaela ja kooli roseti, trikoloor ja oligi kõik. Teised panid veel midagi, kes pani kutsekaardi, kes pani oma autovõtmed, kes pani oma kuldehted ja kes mida pani. 12, palun püsti tõusta kooli lipu sisse toomise puhul. Väike prints oli üldse esimene raamat, mille me siin koolis läbi lugesime. Ja ma arvan, et selle teose filosoofia väljendab väga hästi ka kogu Prantsuse lütseumi vaimu. Loodame, et need väärtused, mida hindab Saint-Exupéry, ei kaota kunagi meie jaoks oma mõtet ja tähtsust. On selge, et midagi suurejooneliselt kogu eluks tõotada on mõttetu, kuid võiks siiski vähemalt püüda endast säilitada ja hoida teatavat lapsemeelsust, usku muinasjuttudesse, võimet vaimustust tunda, inimlikkust ja ausust. Ja mis kõige tähtsam, hoida sõpru.
lõppude lõpuks te olete ju esimene lend, keda ma võin ausalt nimetada oma õpilasteks. See kõlab isegi liiga uhkelt. Et teil oleks üks inimene, kes ütleb, mida te teete õigesti. Sest neid, kes märkavad teie vigu, neid on palju. Aga kui oluline on teada seda, mida sa teed õigesti. Ja ma soovin, et see inimene oleks teil alati olemas. Või vähemalt, et te teaksite, kust teda leida. Võib-olla isegi aadressilt Hariduse 3. Ma olin küll selle koha pealt ikkagi selline, ma arvan, et üsna selline tubli õpilane, et mul on alati sobinud see, et tuleb enne kui rutke pingutada ka ja see, et siis kuidagi hakkab huvitav. Ma ei saaks öelda, et mul oli prantsuse keelt väga raske õppida, sest mulle kohutavalt meeldis prantsuse keel, siiamaani meeldib. Ja just sellises muusikalises mõttes, mulle lihtsalt prantsuse keele kõla nii väga meeldib, et seetõttu kõik need prantsuskeelsed luuletused ja tekstid, ma pigem väga-väga nautisin seda. Eks see praegu aina raskemaks läheb selles mõttes. Selle küll. Kas see grammatika tundub sulle raske? Ja see on ka raske, muidu kõik on raske. No elus peabki olema natuke raske. Kui päris ausalt öelda, siis ega ma ei ole siiamaani aru saanud, mida tähendab raske. Mida mõtlevad inimesed, kui nad räägivad, et lütseumis õppida on raske. See oli tavapärane elu. Ja ma arvan, et kui tunnis vähegi kaasa mõelda ja kaasa töötada, siis ei ole raske. See on nii ja naa. Mõni õpilane tuleb niimoodi lütsemist läbi, et ta üldse ei pinguta, eks ole, selles mõttes, et käib kohal ja kuulab, aga mõni on, nad ise seavad endale tohutut standardeid. Et see kuskilt see tuleb, ma ei tea kust kohast, et kas seda tuleb algklassi õpetajad või lapsevanemad. Siiski ma arvan, et meil on natuke raske. Esiteks on meil see tunnikoormus suurem kui mõnes teises koolis, hakkame sellest pihta. Lütsemis tõesti väga palju räägitakse lugusid, muinasjutte, luuletusi, laule. Vaadatakse pilte, kuulatakse muusikat, et see on sellepärast, et kunst on kuidagi veenvam kui see, kui ma lihtsalt proosas loeksin mingi lause ette. 2 korda aastas vähemasti ooperit ja balletti vaatamas, see on Lütsemi pakett. Eriti meie omad teavad, et meil on kunstid, Eestid, normaalne, lepi sellega. Ja siis kas sa võtad selle või jätad? Ma arvan, et raske on õppida nendel, kes võib-olla väga ei naudi õppimist. Aga need, kes leiavad õppimisprotsessis kui sellises midagi toredat, siis on see tore tegevus. Muidugi elus ongi niisuguse asju, mis lihtsalt tuleb teha sellepärast, et neid on vaja teha. Eks, no kui meeldiv saab olla, siis nüüd ma ei tea, määramata integraali abil kõvertrapetsi pindal arvutamine, eks. Aga ma ühel päeval siin oma 12. taad vaatasin, mina ei tea, miks nad kõik hoolega uurisid ja puurisid, kuidas ikkagi seda iseseisva töö raames seal, et kuidas seda arvutatakse. Ju siis see õppimise protsess ise lihtsalt pakub naudingut. See raskuse küsimus tõuseb väga tihti esile. Ja mille peale ma olen mõelnud on see, et mu meelest lütseumis on lihtsalt töö meeleolu. Ja töö meeleolu iseenesest ju ei ole raske. Või töö iseenesest ei ole ju raske. Ja see töö, mis me siin teeme, see ka ju iseenesest, see ei ole võimatu, see ei ole midagi ületamatut ja see ei ole midagi enamat otseselt, kui tehakse teistes koolides.
kogu minu leesikate rühm käis Prantsuse Lütseumis ja ma olin isegi nendega paar korda koos kooliga teatris käinud. Leesikad on suhteliselt siuke esinduslik pool Lütseumist. See Lütseumi perekond ei lõppe sellega, kui sa kooli lõpetad. Mis ma arvan, teeb mind hetkel hästi palju rahulikumaks. Et need ei ole, ma ei tea, viimased 7 kuud üleüldse Lütseumiga seotud olemist. Vaid et nii õpetajad kui õpilased neid jäävad su ümber. Ongi, et vahel nagu isegi leesikatesse tulevad uued vilistased näod, keda sa nagu oma kooliajast ei mäleta, sest et sa olid nii väike. Aga sealt olete kõik koos, et olete kõik nagu üks perekond. Kuskil välismaal, kui keegi kuulis, sa Lütseumis käinud, siis olid kohe olid nii, et kas üldse seda oleks mäletanud eri põlvkondades kuskil, aga see oli nii ühendas, et nagu kõige lähem sugulane. Peretundest tõesti räägitakse palju, kui meie koolist on juttu. Ma arvan, et seda aitabki see vahetu suhtlemine inimeste vahel. Meil ei ole väga külma klaasi tõmmatud õpetaja ja õpilase vahele ja et õpetaja tõesti tunneb huvi selle vastu, kuidas lapsel läheb, sellepärast et lõppude lõpuks see on ju see, mille pärast ta siin koolis ka töötab. Ja see peretunne on selles mõttes ka, et meil on ju neid vilistlasi, kes kooli õpetajana tagasi on tulnud. Meil on vilistlaste lapsi hästi palju. Meil on õpetajad, mina ütleks, et meil on ikka väga hea õpetajate toa õhkkond ja me oleme sõbrad oma vahel. Kantud ka õpilastele, mina ei tea, minu jaoks on küll õpilased nagu oma lapsed. Lütseumi tuleviku jaoks on kõige olulisem, et me tõmbaksime endiselt inimesi ligi. Et oleks neid, kes tahavad siia tulla õppima ja tööle õpetama. Ja väga palju räägitakse peretundest ja kooli aurast ja keskkonnast. Ma arvan, et selle meeleolu tekitamine ongi kõige suurem võtmeküsimus, et inimesed tunneksid, et siin on hea elada ja töötada. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever.
la main sur le cœur.